platsi. Mis sa ette võtad? Kui Rap Crew on platsi. A mis sa ette võtad? Kui Rap Crew on platsi. Ma astun sisse, ülbelt sinu naisel vastu tisse. Kui öelda on midagi sisse, parem tasku pistke. Ma olen alla lasknud istmed, nüüd vabamalt võtan üles, ei kavalda vana pagana kavaga. Salakavalalt alandan, keeran kinni su kraanid. Kui praalid van kraalis, siis ervaarik vajutab sisse membraani. Kuradi naarik sai kotti keda kiimes. Sa poole papa isadustest oli negatiivne. Ma olen liikvel, kui vaja, siis me kakleme. Tüübid otsivad mind, nad ei tea, et ma olen Rakveres. Oh what the fuck, kui on vaja riime, sülgan laost. Pärast mingid kürbadaan, Rap Crew külvab kaost. Need on need truuheidid, keda nii väheseks jäänud, aga meil muud skeemid. Mõlema paneme skeene ja sa kuuledki. Need vennad undergrounda, igaüks meist räpartist. Ka BFS-il käimine ei tee sust lits räpparit. Treenitud kaak, muutun iga hetkega üle meeliku maaks. Mul on jonu, psühhedeelikum ka, mille abikaasas sõnade kogupeeritud saab. Ma olen tänavatel kasvanud, treenitud ka, muutun iga hetkega üle meeliku maaks. Mul on jonu, psühhedeelikum ka, mille abikaasas sõnade kogupeeritud saab. Sokos hotell, Viru Sokos hotell. Mu snaiperid ootavad su katusel. Varsti on matused, paku kui kaua sa püsid, me astume ühiselt. Kõikidega kell ühine meel. Esimese lumega lähed sa nagu puulehed. Olen silla, sina kardad mind kui luugered. Ma pakin kokku su kui paki sisse pekse. Kõik lahvid ükshaaval, kui sa lipunussid mu pere. Mu nuga terav on, mida me üldse juurdleme. Aleksiga ära nussi, kui su elu sulle kallis. Ja oota veel, kuni me crew teeme RA2 Su lipu mu paadis. Kui osta manti samba rõõgad, et ma kuukaarti. Ma olen liiga julm, andke mulle suur korv. Tee korv, tšikad vita, nüüd on minu kord öelda. Ma suudan veel. Uus piip, uus džins, sushit, lasanjat ja suur piip. Suutiib jutt mind üldsegi ei nussi enam. Ta ütles, et ma ei suuda, aga käigu putsi tema. Ja käigu putsi nemad, kes käituvad jumalana. See kõik on fake, nad tegelikult meist rumalamad. Ära kummarda neid, ära kuula nende kisa. Hip-hop on toores, mitte popstaari iba-liba MC-si. Ma lõigun oma vikad iga pooleks. Liba MC-si, ma lõigun oma vikad iga pooleks. Ma lõigun vikat iga pooleks. Liba MC-si, ma lõigun oma vikat iga pooleks. Lõigun vikat iga pooleks. Liba MC-si, ma lõigun oma vikat iga pooleks. Hotsjes, davai. Rap Crew, Pumpis FM. Yo, yeah. see oli Rap Crew. Aga mis sa ette võtad, kui Rap Crew on platsis? Rap Crew on platsi. Rap Crew on platsis. Aga mis sa ette võtad, kui Kaos Crew on platsi? Kaos Crew'd ei ole platsis. Crew'd ei ole. Selle katime ära. Küll. Yo. See on see real rap, lööb nagu crack rice. Boom to the bap, on the bass, on the back rice. Ma olen ülbe ja ma matan iga jobu, kes me skenes pole rap rice. Tervitan ka Ait. Tervist, El siinpool. Tervist, siin on Marko ja me pole mitte ainult duo, vaid täna on meid lausa 5. Mis see on siis? See on tetra või? Ja whatever. Anyway. Penta. Ühesõnaga, meil on täna siin seltskond samuti kaasas, nagu me lubasime. Siin on täna selline MC nagu Asma. Tervist. Bravo. Tervist. Siis on üks vend nagu Utopia. Ja siis on üks mees, kelle nimi on Rom. What's up? Siidi Rom. What? Jah. Rom Jeremy. Jep. Kui ta toimib, teil mõlemal tuli nüüd singel välja just põhimõtteliselt täna, võiks isegi öelda, aine. Kuidas see läinud on Utopia Rap Crew asjal? No päris hästi on isegi läinud. Vastuvõtuga rahul? No ta tegelikult suhte. Okay. Kõik on väga oksalega. See, ma kuulsin mingitelt inimestelt, et Utopia Rommi salm oligi kõige parem seal. On see, olete ise ka nõus? Või kuidas? No ma arvan, et need ülejäänud vennad on ka päris head. Ma arvan, et iga kelle nimest ei mäleta, see oli nagu omamoodi seal teistsugune. Aga kaua tegite seda üldse? Videot või lugu? Mõlemad kokku. Oi. Sellega oli mingi ilgelt haige lugu, me kuulsime Kaose tüüpide demo ja siis ma ütlesin, et mingi perse ma kirjutan sellele beatile midagi. Ja siis ma kirjutasin paar rida ära ja siis ma lasin ja siis RV ütles, et kuule ma kirjutan ka midagi.
Ja siis kuidagi nii läks ja siis nambist õhtul keegi tuli ideel, et aga teeks homme video sellele. Ja siis hakkasime asju alla. Põhimõtteliselt meil on kuradi laulu isegi lindistatud veel, kui me hakkasime Video tegema. Okei, päris cool. Ehk siis go with the flow ja tuli loomulik. Jäite rahule tulemusega ka? Asma jäid rahule? Mindi kotti. Aga see üks Amfkungi liige kirjutas Facebookis, et nii juhtub, kui noored kuulavad Amfkungi. On see Amfkungi mõjutus tugev või see oli lihtsalt luule? Üldse räpi? Jaa, ka Amfkungi. Nice. Aga ma ei tea, võtakski võib-olla tänase saate nii-öelda special teema, et crew-räpp, gängi-räpp. Meil on siin kõik on niisugused vanad gängi-räppi mehed. Ma ise olen olnud RV Massivis. Ma olen olnud Saratsas Familias. Back to Estonias. Siiamaani olen tegelikult ka. Aga see Back to Estonia mehed ei ole pahased, et Rav Cruise nüüd oled? Alguses vast ikka oli nagu lahkarvamusi, aga me saime asjad räägitud ja suudan teha mõlemas grupis. Soolod ka veel? Soolod ka. Ja Asma on ju Amfkungis. Amfkung elab veel või Asma... Aga Asma soolo? Amfkung on alles noor poiss. No Asma kirjutab kogu aeg riime ja teeb lugusi ja nagu selles suhtes, kui mul on hunnik lugusi, siis ma ei pane neile ju Amfkungi nime, vaid ma panen Asma nime. Nii lihtne see ongi. Inimesed võivad arvata, et Asma läks mingi soolosse või... Aga nagu point on lihtsalt selles, et nagu kui teemat liigub, siis teemat liigub ja nii ta on. Jõuavad teised sammu pidada sinu tempoga? No küsid teistelt seda mingi kotti. Muidugi jõuavad ja kui ei jõua, siis küll ma kaasa tirin kõik. Nii et põhimõtteliselt sellist asja pole, et nüüd on... Selles suhtes, et ma ikka nagu brainstormin ideid ja nagu väga paljud lood saada alguse sellest, et nagu just minu ideedest selles suhtes. Et nagu kui mul aeg on, alati teiste asjad on muidugi ka teretulnud, aga kui parasjagu nagu ma olen rohkem hõivatud iseenda asjadega, sest mul on nii lihtsam vaata. Nagu kui mul on tung, vajadus nagu seda teha, siis nagu ma teen oma asja, ma ei jää ootama kellegi teise järel 16 rida vaata. Et nagu selles suhtes niimoodi see käib. Ja minust on ainult loomulik, et nagu selles suhtes, et kauaks ikka jääb kuskile kruusse või mida iganes. Nagu mõnele sobib see, aga nagu lihtsalt juhtus niimoodi, et mina olen see vend, kes nagu, kellel on midagi veel lisaks öelda ja nagu ma leian, et ma ei peagi midagi muud nagu selle kohta ütlema. Aga näiteks kui Asma, ütleme, läheb nii suureks, et ta on lausa, võiks öelda nagu kommertsartist, noh, ma mõtlen rahvaarvudelt ja publikult ja autori või sellelt esinemistasult, et siis võib ju mõnes mõttes päris rängalt mõjuda nii-öelda Amfkungile, et ütleme, et miks, kui sa tavaliselt käid, ütleme, oletame 1000 euro eest ühte laivi tegemas üksinda, nüüd järsku pead Amfkungiga minema näiteks 100 eest. Läheksid ikka või tekivad seal mingi käärid? Hanfkungiga ma teen ikka muidugi, nagu Hanfkungi teemas lihtsalt. See on ikka kui sa kutsud Hanfkungi esinema lihtsalt, siis ära nagu arva, et ma teen kõiki mingi Asma suurimaid lugusid seal vaata. See ei käi niimoodi, nagu kui sa kutsud Hanfkungi, siis sa saad Hanfkungi, kui sa kutsud Asma, siis sa saad Asmat. Võib-olla need asjad segunevad ka mõlemal pool natukene, vaata, aga seda siiski minimaalselt, sest nagu jah, Hanfkung on siiski Hanfkung ja Asma on Asma, no mina ei ole Hanfkung nagu selles suhtes, et seal on nii palju veel elemente, mis sellest Hanfkungi teevad nagu, et minust üksi ei piisa, isegi kui nagu ütleme, sa oled oluline tellis seinas, vaata. Ja kuidas see Utopia, miks sa soolot ei hakka tegema? Sa vahepeal hakkasid paugutama, nüüd tegid jälle uue crew. Ma teen, aga ma lihtsalt ei lase väga välja midagi. Kuhu sa lased nüüd? Kus ma lasen või? Ma lasen praegu need oma saatlisse Kõhu peale, muidugi. Ei, tegelikult ma plaanin ka albumit vaikselt ja panen kokku asju. Ühesõnaga, sa oled ka nüüd sõdur mitmel rindel. Sa oled Chaos Cruise, Estonia Cruise. Ei, Chaos Cruise ei ole. Mitte Chaos Cruise, Love Cruise. Love Cruise. Ja siis oled veel soolo ka. Ja veel Back to Estonia. Ühesõnaga on oodata seda, et kõigil 3 tuleb album nii-öelda 10 aasta jooksul. Kindlasti. Okei. Aga Rom, kuidas sul on seis? Sul skeneesse tulek oli niisugune väga jõuline rusika sees ikkagi. Vastu tätti kõikidele vanadele tegijatele. On sellest midagi huvitavat juhtunud ka või on vanad on ikkagi nii uimased, et ei saanud arugi? No eks igasuguseid asja on ette tulnud, aga... Räägi välja kõik, siis siin on see koht ongi nagu see mõtet on niisama... Suud puhtaks. Hakkab mingi õli tulle valamine. Ei, ära õli tulle valama, vaid räägi niimoodi, kuidas asjad on nagu. Ei no, eks ikka mingisugused vennad on mingeid kindaid hoiakuid minu suhtes võtnud ja mingid sillad on põletatud, aga ma ei tea, ma leian, et see ei takista mul tegemas seda, mida ma armastan ja... Et Eestis ei ole mingid ala Jay-Z paneb sul kõik piirid kinni ja ongi kõik, enne?
jah, loodame. Et nagu kuskil keegi, kes see ütles? Vist Genka ütles, et kui see Abrahamiga mingi kala oli. Koit Toomi ütles, et pole piire. Aga ma mõtlen, et Genka ütles, kui Abrahamiga see mingi kala omal ajal oli, et ta on lõpetanud karjäär varemgi. Et kas see on mingi fiktsioon sinu meelest või ongi see reaalselt võimalik ka Eestis? Ma arvan, et see on kindlasti võimalik. Okei. Aga näiteks vaat seal, aga oled sa uhke ka? Mina näiteks oleks väga uhke, kui vaata see Kõik poiss 2 tuli ja siin mainiti seal loos ära. Fuck yeah. Aine, see mõtles, et väga nii-öelda top 5 räpparite poolt Eestis, aine. Mainitakse nagu uut tulijat ära ja kedagi teist ei mainitud, aine. Jah, et tegelikult oleks võinud ju kedagi mainida, kes on nagu kauem olnud skeenes. Aga vaata, selles mõttes jah, niuke mainstream loos mainiti ikka ära, et see on minu meelest kõva sõna. Mis sa ise tundsid sel hetkel, kui esimest korda kuulsid seda kohta? Ma ei tea, äkki see oli pigem mingi siuke tunne, et järelikult ma olen õiget asja teinud nagu, kui tuleb midagi vastu ka. Aga mis tunne oli, et paneks rohkem puid juurde või et tõmbaks oo maha veid? Esimene reaktsioon muidugi oleks meil kõigil olnud ilmselt, et mida vittu vaata. Aga ma ei tea, praegu on asjad nagu okeid. Okei. Et see nagu nii-öelda see beef on muusikaline all the way? Et ei ole niukest päris pilke? Ma ei nimetaks seda beefiks ka. See lihtsalt niuke nimede mainimine? Seal ei ole midagi enam. Okei. Aga kui midagi enam ei ole, siis seal uues loos on ka selline sõna, et on ainult üks räppar Eesti Vabariigis, keda ma tean, on nime Papa kandnud. Ja seal on üks lause, et isadustest on, et ei ole papa, isadustest on negatiivne. Et kas see on juhuslikult kokku sattumus või on see on täiesti juhuslikult, seal on sõna papa ja see... Okei. See ei ole nagu seotud. Et see, et just enne seda oli teema, see ei ole ka täis puhas... See isadustesti teema läheb teise mehe kapsaada. Okei. Ei, see on cool. Mulle väga meeldivad beefid ja asjad. Ma olen unistanud sellest, et ma olen unistanud, et keegi teeks mulle, aga just ma olen liiga softcore. See nagu elustab seda kogu skeenet. Väike siuke õõrumine. Aga Asma, sa pole teinud ühtki beef-lugu? Ei ole. Ühegi Eesti MC kohta? No jaa, aga miks ma peaksin nagu... Vihjeid ikka on. Keegi tahab minuga jamada, siis nagu mul ei ole öelda midagi ainult seda, et ma oskan rääkida igasuguseid keeli. Ja võib-olla see väljendab mu muusikas ka, miks ma nii kuri vahepeal olen. Okei. Et nagu mul ei ole otse kellegagi probleemi. Aga see Utoopia? Ainult selle vennaga on reis, see on õnne vend reis. Aga see... Aga kuradi... Aga vastab tõele, et tänapäeval ikkagi noorematel räpparitel on üks kindel viis, kuidas kohe pauguga uks lahti lüüa, ongi ikkagi vanematele visata puidale. Aga kus juures ma mäletan, kui me Hanfkungiga alustasime, siis minust oli ka siuke suht pop-värk, et mingi selle osad ennad nagu lasid, et mingi Abraham on siuke lambi vend ja ma ei tea igasugus, seal olid veel mingi nimes, ma täpselt mäletan, igatahes oli samamoodi vaata, et ikka mingi, need on vaata väkid siuksed, me teeme õiget asja vaata, et jah, see on loomulik vaata, selles suhtes, et ikka nagu kui sa oled noor ja vihane vaata, nooku on viha täis, siis nagu nii ta käib. Mis koosi, siit tuleb hoopis ramm. Ja kui need tegijad ise seda võtavad nagu ülitõsiselt vaata, siis nagu mina arvan, et see on pigem nagu nende probleem ja näitab seda, kui nõrgad nemad ise on tegelikult. Et nagu las noored võivad ju teha, mida iganes nad tahavad, sest kui nad on mõttetud noored, lihtsalt hauguvad, siis nagu nii keegi kuulenud, et nendest enam mitte midagi vaata. Aga kuidas sulle endale see lugu meeldis? Ülestõus oli, kus puid alla said kõik nii-öelda tuntud Eesti räppari? Ma ei oska niimoodi öelda, sest ma olen seda mingi ühe korra vist kuulnud, aga normaalne. Ja, aga kuidas see tundus sulle, kas oli pigem aukumine või pigem ikkagi kõva teema, mis jääb? No, ma ei tea, mindi kotti ausalt. Pigem fookus enda teemadel? Nagu jah, ma pigem ütleksin ka nagu noortele, et nagu rääkige millestki, mis tegelikult loeb ka nagu, sest see on nagu jumala mõttetu vaata tegelikult. Samas mingi esimene track niimoodi teha või kui on põhjust ka, ne? No kui on põhjust, siis nagu muidugi alati kui põhjust on, siis tehke mida iganes, pange kas või tuumapomm vaata nagu, okei, võib-olla põhjust selleks ei ole kunagi piisavalt, aga nagu saad võib-olla pointist aru, et nagu kui põhjust reaalselt on, siis nagu fuck it, muidugi. Et sellel ei ole vahet. Aga see võib-olla ongi, ütleme, kui noor crew tuleb nagu teemasse, siis nii-öelda tullakse siuke veits sinisilm ja tullakse nii-öelda suure loosungiga räppi päästma ja siuke real deal, et... Aga vaata, siin ongi see, et nagu
vähemalt ma ise olen nagu aastate jooksul nagu mõelnud või nagu mu perspektiiv on muutunud selles suhtes, kuidas seda räppi nii-öelda päästa siis vaata. Et lihtsalt tee oma asja ja kui sa teed seda hästi, siis sa päästad ju nagunii seda. Nagu kuskil ma olen ise varem öelnud, et vist kõige parem beef-lugu nii-öelda vaenlastele ongi see, kui sa teed lihtsalt ülikõva loo. Muidugi, absoluutselt. Et sa ei peagi nagu mainima neid ega midagi. Could be. Ja nagu saavutused, vaata, nii-öelda edu ju. Edu on ju, whatever, parim kättemaks võib olla või kuidas võtta. Võib-olla see ongi see, et kui sa lihtsalt räpid räppimisest, siis see lõpuks jääb nagu tühjaks. Et see on niisugune paari loo küsimus. Palju sa suudad, et okei, kruuga teed paar lugu ära, aga edasis nagu sa pead mingi teemadeni jõudma, sinu nišini jõudma või sa tahad ikka mingi storyt midagi rääkida nagu veel. Arom, sa oled ka ennast juba kruudesse sisse söönud, ühes kruust. No, Rakvere tüüpid, RV-ga koos teete ju ka duon, ja siis Rav Kruu. See oli pigem siuke teema, et me nagu RV-ga haksime tegema koos ja siis me kuidagi... Ei saanud lahku minna enam. Ei, me kuidagi tutvusime Utoopiaga ja mulle nagu kunagi Utoopia mussi eriti meeldis, ma leidsin, et see oli nagu tehniliselt liiga nõrk. Aga siis ta tuli kestis veel välja, ma vaatasin, mida piita, see on päris haige track. Kusjuures mul samamoodi alguses, ta tuli see mingi video vaata, kus mingi BMW-sse vaata taheti lükata, siis see mingi hull näitlemine käis, mõtlesin, et see nagu ei klikkinud üldse, aga võt täpselt oligi, kui see uus teema tuli, siis ma avastasin, et see vana tegelikult nagu lugu oli ka ikkagi kõva, video oli hea. Aga jah, siis ma ka avastasin enda jaoks Utoopia ja ma ütlekski, et noorte seast on Utoopia vaata, et üks mu lemmikartiste hetkel. Jep, et just see omapära, aga paneme mingi loo panna. Võime mingi loo panna, on teil mingi soovilugu üldse? See Astma uus lugu oli päris hea. No võib-olla seda teeme isegi laivis. Ja, vabalt. No aga teeme laivis. Aga kohe või? Kas teeme kohe või? Biiti siis või? No... Ei joo, see on Astma, Hanf Kung, Pumpüss FM, Indek Koti, Ülirets vend, chill. La 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 la. Nii palju kauneid naisi siin. Joo, ma räägin teile loo, kuidas mu eks tahab olla muuga koos nüüd, sest see, mis loon müüb ja olen hoos ambitsioonikas noor tüüp, aga tema on hoor. Nii et come on nüüd, sa oled tüdruk ja seksis ära mu trepi lävel arvates, et ma lepin ära sinuga ainult seksi pärast. Tean kihled, sa joodan teed su panen loosse, sest ootasid mind hoopis koera poiss sees. Illusioonis lootes, et sul jooksen järel, need siit loo moraal, hooned jooge vähem, asi tooreks alles läheb, kus kõik valesti läks. Kas tõesti selle pärast, et ma olin alati räpp? Ära veel suu taba, vaid kuula, kallis, ma teen sul uut ja vanas, su jutt ei ole muud kui lihtsalt üks suur agas, sest kui sa armusid minusse, ütle miks mind muutad taha. Kui sul elus armastusega ei pea, ütle endale, et kõik mehed on sead, vihka mind, kui seda tegema pead, aga sa tead, et minuga oli tegelt ju. Kui istu käest täna päärekivil ja annad suitsule tuld, siis ära ole kurb, vaid naerata, nagu ma just oleksin sul. Avalikult kõigi ees näo peale tuld, kui istu käest täna päärekivil ja annad suitsule tuld, siis ära ole kurb, vaid naerata, nagu ma just oleksin sul. Avalikult kõigi ees näo peale. Lahkumine raske, sa teadsid ise ka, sest ma olen ainus mees, kes sind kepib kirega. Nii et sa kisendad ja iga viimse kui mure viin minema, nagu sa oleksid pideva narkootikumide vine all. Mängi oma mänge, pommita mind kõnedega, siis väldi mind jälle. See on käitumishäire, ise lasid mu käes, sest sa oled paremat väärteks, seda näeb iga päevaga mil vanemaks jää. Kui sa kardad ja on hirm, tahan, et sa teaksid, et ma tegin selle loo, sest ma armastan sind. Mis sest, et ma olen räbalast tüüp, hämaralt tänaval, mitte mingi rüütel, säravast rüüs. Oh häda, mis nüüd, kas juba ära sind püütan? Kas mind ähvardab kägistad ära sind püüton? Jastud tussiga, musi on lust ja lõbus, aga minuga ei nussi, sest ma tean kõiki sussis sõnu. Kui sul elus armastusega ei vea, ütle endale, et kõik mehed on sead, vihka mind, kui seda tegema pead, aga sa tead, et minuga oli tegelt ju hea. Kui istu käest täna päärekivil ja anna suitsule tuld, siis ära ole kurb, vaid naerata, nagu ma just oleksin sul. Avalikult kõigi ees näo peale tuld, kui istu käest täna päärekivil ja anna suitsule tuld, siis ära ole kurb, vaid naerata, nagu ma just oleksin sul. Avalikult kõigi ees veel üks kord, kui istu käest täna
tänavääre kivil ja annad suitsule tuld, siis ära ole kurb, vaid naerata, nagu ma just oleksin sul. Avalikult kõigi ees näo peale tulnud, kui istub käest rumm tänavääre kivil ja annad suitsule tuld, siis ära ole kurb, vaid naerata, nagu ma just oleksin sul. Avalikult kõigi ees näo peale. Ära ole kurb, ära ole kurb, vihka mind, aga palun ära ole kurb. Ära ole kurb, ära ole kurb, vihka mind kui tahad, aga ära ole kurb. Ära ole kurb, ära ole kurb, vihka mind, aga palun ära ole kurb. Ära ole kurb, ära ole kurb, vihka mind kui tahad, aga ära ole kurb. Hanf Kung, motherfucker. See oli siis Asma ja Ära ole kurb. Kas see on 100% tõsi eluainetel, jah? Kuule, see on, jaa, ma julgeks öelda küll, 100% põhimõtteliselt. See inimene, kes seda lugu kuuleb, see, kellest seal jutt on, tunneb ennast kindlasti ära ka? No ütleme nii, et no mul nekse mitu tükki. Okay. Suhtes, et mina ei tea, nagu see oleneb nendest, aga üldiselt ma ütleksin, et nagu üldiselt räägib see pigem nagu teatud tüüpi naistest lihtsalt. Ehk siis helistan sulle ja siis jälle ei helista. No jaa, siukseid bipolaarseid on tohku jaa, kes ei tea, mida nad tahavad nagu otseselt ja üks ei tahavad, teine hetk ei taha ja nii edasi. Aga sulle, millal see album sul nüüd välja tuleb? On see valmis juba? Homme läheb masterisse, siis järgmine nädal see masteris cat artwork on olemas ja nagu siis ongi vaja siin veits trükkimisega läheb aega, et plekid olen välja sebinud suht ja nagu, et tuleb. 2016 on lootus. 2-3 nädalat, novembris tuleb ära. Okay. Aga siis oled ise täitsa rahul ka? Nii, ma olen täitsa rahul, kus juures on. Nagu ma tunnen, et nagu kõik lood on päris lood. Ja sinu sulest vist ei ole ka karta põhjust, et peaks kehva asi tulema? No kindlasti ei tule kehva asi. Väga hea asi tuleb, sellist asja ole ise julgen arvata, et nagu ei ole siin kunagi tehtud ja ma kindlasti täidan mingisuguse tühimiku Eesti hip-hopis ja see mu üks eesmärkidest on ka. Et niisama tühja ei viitsi lahmida. Sul on mingi featuringi ka peale minu siis? Mõned külalised. Selles üldiselt väga ei ole, et seadust ma kattisin sinna ühest laulust ja siis üks mu vana tuttav on ka seal, teeb natukene naishäält ühes laulus. Üks mees tuttav? Ei, üks naistuttav. Naistuttav, okei. Aga palju albumi peal lugusid on plaanid? 15 asja kokku, 50 minutit, põhimõtteliselt 48 ja nüüd on. Et ikkagi hoiad seda Hanf Kungi lippu kõrgel. No LP on igatahes. Et palju pigem rohkem lugusid. Üle 7. No ei ütleks, et mingi väga palju lugusid on, aga vähe lugusid ei ole, täpselt paras on. 12 nagu täislugu on. Selles suhtes. Aga mis sul on mingi nagu nii-öelda eesmärk ka sellega publiku koha pealt või lihtsalt üritad nii kaugele, nii kõrgele kui vähegi võimalik? Minu eesmärk nagu on minna kogu aeg edasi nagu that's it. Et ala mingid true hate'ile suunatud teema? Ma ei tea, nagu mina näen üldse seda asja niimoodi, et nagu no näiteks nagu Hirm ütles kunagi, kui sa teed head asja, kas on sinu süü, vaata. Selles suhtes, et kui ütleme nii, kui kunagi inimesed peavad mainstreamiks, siis nagu minu arust on suur vahe sellel, kas nagu sina lähed mainstreami või mainstream tuleb nii-öelda sinuni, mis siis tähendab seda, et kas sina teed muusikat nagu sellise sihiga, et nagu näe, praegu on siukene asi populaarne. Ma arvan, ma teen siis ka seda, sest see peaks ju töötama. Või siis sina teed oma asja ja siis see on see, mis saab populaarseks. Sellepärast, et nagu see on hea ja minust kõige tähtsam asi on see, inimesed ei ole rumalad, vaata. Et nad tunnevad ära autentse asja. Et minu arust on kõige olulisem asi autentsus ja ütleme nii, et minu ainukene väärtus nagu on ka autentsus, kredibiilsus nagu. That's all I got nagu. Mingid valesid ja asju ei ole fiktsiooni nii väga, aine? No jaa, see kõik tuleb südamest nagu, see kõik on nagu see on nagu jaa, minu nagu nii-öelda tunded, nii-öelda. Aga sul on mingi nii-öelda plaadifirma ka seal taga? Iseseisvalt. Täitsa ise, aga kui nüüd tulebki pakkumine nüüd. Universal tuleb ukse taha. No Universal tuleb ukse taha ja esimene lugu, miks mitte, teeme Jüri Pootsmaniga. Mis sa ütled? Siin on 2000 eurot ka muidu. Ma ütlen selle kohta niimoodi, et nagu ma lihtsalt ajan oma asja ja kui mingi hetk peaks juhtuma niimoodi, et mingisugune Tegelinski peaks tulema nagu tahtma midagi, vaata, siis nagu eks ma siis valin nagu mida nad täpselt minust tahavad ja mida nad mulle pakuvad nii-öelda. Ja siis ma saan ise valida, kas ma tahan nendega tegemist teha või mitte. Kas nad ka loomingusse sekkuvad? Üldiselt nagu mul on internet nagu. Tänapäeval ei ole mitte midagi muud sul vaja nagu. Kui sa ise oskad seda kasutada enda kasuks, vaata, siis nagu see on kõik, mida sul vaja on.
ja nagu võib-olla alguses, kui ise oled siuke toores ja roheline, siis ongi hea ise teha, sest siis sa õpid, siis sa põrud, siis sa õpid, sa oled ise parem pärast nii-öelda selles äripooles ka, vaata, ja kui sa ise ajad ainult oma mussi asja äripoolt ei aja, siis nagu keegi teine ajab su äripoole ära ja siis sa pärast vaatad, et mis nüüd juhtus, vaata. Et nagu... See on umbes nagu, vaata, need Superstaari saates inimesed käivad ära, kus suur võimas produktsioon on, nii kui sealt ära tulevad, järsku on tühi koht ja kõik see nii-öelda X-faktor ja kõik on kadunud, teine. Just, et nagu mina kohe kindlasti nagu alustan from the bottom up nagu. Kõik inimesed, kes nagu reaalselt teavad, kes Astma on, kus ta tulnud on, mida ta teinud on, teavad, et ma olen alustanud täiesti algusest nullist, pigem isegi miinusest ja nagu selle võrra minu vundament lõpuks palju tugevam ja kindlam nagu, ka, on. Jaa, palju kindlam, palju tugevam ja nagu ei ole siukest asja, et ma lihtsalt tulen ja lähen, vaid nagu mina usun vähemalt sellesse, et nagu 10 aasta pärast saad aru, mingid inimesed, kes praegu võib-olla 2-aastased vaata, pärast on 12-aastane tatsis näiteks ja siis aastab mingisuguse näiteks Minde Koti laulu, vaatab, et fuck yeah, nagu täitsa reaalne värk, vaata, räägib täpselt minu elust või midagi taolist, et nagu see on ajatu, vaata. Aga vaata, kui see Minde Koti video tuli välja, siis päris palju igal pool pasundati, et Eesti Eminem. Kuidas see sind häirib selline asi või savi? No ütleme nii, et esiteks ma ütleksin selle kohta nii, et aitäh. Sest minu arust on Eminem üks nagu, või no mis minu arust nagu, see on fakt, et Eminem on nagu üks kõige nagu edukamaid artiste, mitte ainult räppareid, vaid artiste, nagu läbi aegade põhimõtteliselt. Et nagu, kui te nagu toote mingid siuksed võrdlused, siis nagu aitäh, vaata. Et no mind ei häiris otseselt, et inimesed räägivad nagu nii igasuguseid asju ja inimesed nagu arvavad igasuguseid naljakaid asju ilma, et midagi teaksid. Ja nagu ütleme nii, et ma olen nende aastate jooksul, kui ma olen kungiga tegelenud, kui ma olen ise ka teinud hästi palju kodutööd nii-öelda kogu selle musavärginduse kohta ja nii edasi. Et ma olen kasvatanud nendele paksu naha, ega ma ei ole siin praegu mingi lihtsalt lambist tekkinud, vaata, vaid nagu ikka vaeva näinud värk. Nagu see vana ütlus... See on nagu loomulik kulg olnud ja ma ei ole hüppanud oma varjust üle nagu. Nagu selle ühe mingi Hollywoodi näitlejaga oli lugu, et kui enam-vähem mingi 19 aastast üritas kõiki uksi maha murda kogu aeg ja tegeles ja treenis ja mida iganes. Ja siis peale 19 aastat kõva pingutus sai üleöö kuulsaks. Üleöö. No võt, noh. Et niukene, aga see... No Eminemil öeldi ju täpselt samamoodi kunagi, et mingi... mis asja, lükkad ühe video välja ja oledki mingi jõhker tegija, vaata. Mis asja ei ole ju niimoodi tegelikult. No võt ikka tegi kõvasid MC Battleid ja asju oma vahel. Ja MC kõike ja nagu aastaid ikka ja samamoodi tegi Astma tegi ka. Ja absoluutselt. Ja samamoodi nagu Eminem ka ju ei võitnud tegelikult, aga samas ta võitis nagu rahva. Ja samamoodi tegelikult ma ütleks BFS-i ja Astmaga oli ju sama trikk, nagu oli Klitschko ja, mis see oli, Klitschko ja Lennox Lewis'e fight, kus Lewis võitis küll matši, aga Klitschko võitis ürituse vaata ja rahva enne. Et sama ju tegelikult just sinuga enne. Ütleme nii, et nagu minu arust nagu vaat ei ole, kas me räägime siis sellest Klitschko battle või boksist või me räägime mingitest Eminemi battlitest või me räägime mingist BFS-ist, siis eelkõige mida peab nagu mõistma on see, et see kõik on poliitika eelkõige nagu. Aga teeme nii, et mängime selle pika jutu ja poliitika vahele nüüd äkki selle loo, et siis Astma ja Minde Koti. Ootan kogu talve kuni suvi algab, sest muidu on mu korteris nii külm, et kusi aurab. Ütle kellele see perses maailm meeldib, kui emme ütleb, et ma olin enneaegne beebi, soovimata laps, kelle maita hinne, oli noorsootöötajate abist hoolimata 2 koolikust perest, alkohooliku poeg, kes popitab koolist ja poes, hoopis koomikseid loeb. Ema mind luuseriks peab, sest ta luuras mu toa ukse taga, kui ma räppisin ja kuulas mind pealt. Klassikaaslased mind narrivad ja annavad mul nimesid, sest ma pole nende sarnane, vaid imelik. Jalast traksi püksi, istun alati üksi, suhu topin iga värvilise plastmassi tüki, aga elul pole midagi, viga ma ei kurda. Naerul on mu suu suva, tila tilgub nurgas. Palun vabandust, kui pahandus tegi, peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Palun vabandust, kui pahandus tegi, peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Ma olen väike
väike, vaikne, kondine poiss, hommikul banaantee ja see ongi mu toit. Ma ei tea, kuidas üldse peaksin selle silmas lööma läbi, kui vastased on ülekaalus nagu sööklatädi. Minna kardan kooli, eriti veel ühest kambast Georgi, kes lukustab ma alati garderoobi. Kodus palaviku teeskle nagu läheb ikka jamaks. Valetan, et mul on pasa häda ja ma istun WC-s. Ma olen alati olnud puudega ja tuulepea, kuid te kuulete veel minust, kui ma suureks saan. Mu suhtumine pole olnud alati vastu nina. Lapsen oli päris armas oma nunnu kampsuniga, aga siis mu kammis ära, kui pargi tänaval mul tulid suured poisid kallale ja võtsid palli ära. Nüüd olen koduarestis, sest tikkudega mängin ja mind ei koti miski, nii et konflikti muga väldi. Palun vabandust, kui pahandus tegi, peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Palun vabandust, kui pahandus tegi, peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Ema tahtis, et ma hakkaks näitlema teatris, aga ma läksin tänavale käitlema narsi. Enam ei saa ilma, ma pean näitama fakti, sest keegi näitab mulle, kuidas käituma peaksin. Väiksena ma tahtsin ruttu kasvada suureks, aga nüüd ma käitun nagu väike laps. Ema karjub eemalt, türa tatt, kas ma kuulen? Aga kui mingi jama on, jääb süüd ja latti ats. Mulle meeldib mu klassist üks tüdruk ja ma teenisin ta tähelepanu sellega, et raseerisin kassi. Ausalt ka, ma pole naist nii kaua saanud, et Ameleen Rihanna posteriga köögilaua peal. Või siis edaine setid on nii kenamine pekki, aga mu eks-naistest tänaseks enamus on lesbid. Kuid keegi siin ei ime, mu riista nagu Ines, mis tõttu kottidele tatoveerisin ta nime. Mu suus sitta pritsib, see kõik sai alguse, kui mu ema võttis ära minu Kool D kasseti. Öösel hiilin õue, spotis kohtun homiga. Lähme kohe Tag-Tagi show'l, aga ma pole teovõimeline ja olen veidi jobu. Ja mind toodi peod segi peaga politseiga koju. Kui hakkama saan jamaga, käib laks jalaga. Täna õhtul süüa ei saa raisk. Mind ei kott, palun vabandust, kui pahandus tegi. Peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Palun vabandust, kui pahandus tegi. Peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Palun vabandust, kui pahandus tegi. Peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Palun vabandust, kui pahandus tegi. Peast juba parakult segi. Ma valetan ja varastan ja müün kanepit seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Mind ei kotti, no mams. See Romm, kuidas sulle meeldis Mind ei koti, kui nägid esimest korda video? Ei, väga hea. Liiga kommertsi ei olnud. Väga hästi tehtud video oli, mulle meeldis see video. Okei. Ja sulle? Utopia? Mul on Asmus suhtumine kogu aeg meeldinud. Ja see, ma arvan, tõi välja selle imidži nii hullult kuidagi kõva. Kas mitte Utopia ja Asma ja üldse Amfkung ja teie crew nagu suhtumiselt ei ole suhteliselt sarnased? Et samasti võiksite ka vabalt ühes crew's olla nii-öelda? Ma ei tea, räpparid on suhtumise poolest suurem osa kõik täpselt samasugused. Kõige mässumeelsus on ju. Aga inimesena nagu tegelikult ma väga erinevad kõik vaata. Kindlasti. Sealt ka mingid suhteprobleemid ja asjad tekivad, kuigi alguses muusika viib vaata palju inimesi kokku. Kohe on sõbrad just kui paari päevaga. Aga mida edasi suhelda, seda õpid tundma inimest, vaada, ei kuradi jama. Jobi kott. Aga kuradi, tegelikult, mis mulle... Need on parimad sõbrad, kellele saad öelda jobi kotti, siis pärast naerda koos. Nagu mina ise olen nagu selles suhtes üsna teravmeelne vend, et kui ma näiteks passin mingi whatever, olen paar päeva mingi veetnud siis oma vaba aega niimoodi, et ma mingi kirjutan riime või midagi taolist ja siis pärast saan välja, saan mingite semudega kokku või whatever, siis nagu ma ainult puid alla lükkangi sellepärast, et see on minu viis nagu ka hoida nii-öelda... Sõprust. No sõprust hoida, aga lihtsalt esiteks hoida nagu iseenda mõistus nagu esiteks teravana, sirgena vaata, sest nagu sa ei saa liiga kaua ka olla oma ette seal nurgas vaata pobiseda, sest mis see räpi kirjutamine on, kuradi, mingi vend on kuskil nurgas vaata, nagu kui kõrvalt vaataja vaataks, et mingi vend on kuskil nurgas istub, mingi beat käib, võib-olla ei käi beat, aga igatahes ta kuradi pobiseb seal vaata kogu aeg oma ette
vaata mingi nagu kõrvalisel inimesel, kes võib-olla ei tea, millega tegu ka on, vaatab, et hull. Aga mingid fanboysid on sulle tekkinud ka, kes üritavad sõbraks saada? No tekkinud, no mina ei tea, neid leidub kogu aeg igas linnas. Internetis on kirjutised ikka ja tüdrukud on ka? See on normaalne. Tüdrukuid? Ja tüdrukud ka ikka, no tüdrukud kirjutavad, nad näevad mind unes ja osa kirjutavad niimoodi, et mingi, ma ei tea, neile lihtsalt meeldib mingi, kui mingid kuulsad inimesed nendega mingi räägivad või midagi taolist. Mina ise ei pea ennast kuulsaks inimeseks otseselt nagu, aga naljakas on see küll. Oled reaalselt maganud ka mõne naisfänniga? Ma olen mõne naisega ikka maganud. Naisfänniga, kes on konkreetselt nagu astmafänn? Grupid. Mõnega ikka vast. Ma ei hakka valetama. Aga kuidas on, mingid noored saadavad juba salmi? Ei, mul on noored salmis, sellega on ka siuke värk, et ma ütlen alati ühte asja, et nagu see on ka põhineb minu enda kogemusel, nagu kuidas mina olen asja teinud, et mina ei ole kunagi kellegi küsinud mingisugust arvamust või midagi taolist, aga kui siis väga-väga ammu nagu midagi, aga see oli ka nagu nii siis nagu nii minimaalselt, et minu arust nagu loeb see, et nagu kui sa tõesti tahad seda teha, vaata, siis nagu see on jumala ebaoluline, mida keegi ütleb, vaata. See on täiesti ebaoluline nagu, et mina ise olen niimoodi nagu üles kasvanud, ütleme nii, ja nagu selle tõttu ma ütlen nagu kõikidele vendadele täpselt samamoodi. Mulle pigem ei meeldi see, kui mingi vend nagu ütleme, et kuulab mu lugusi näiteks ja siis nüüd järsku vaatab, et tahaks ka nüüd räppima hakata, vaata, ja siis kirjutab oma esimese räppi ja siis mõtleb, et nüüd on mingi hull tegija, vaata, mis mõttes nagu, või nagu igale poole pressib ennast ja küsib, no mis sellest arvad või mis sellest arvad, nagu vaata rahulikult, vaata. Kusjuures mul on ka niisugused asju öelda, tüübid saadavad isegi tekste, et mis arvad. Jaa, no mis sa arvad, et ma hakkan seda läbi lugema siin mingi, sul on pandud mingi 100 rida kuskile kokku või whatever nagu. Et jah, või siis demodega samamoodi, aga ma olen alati öelnud, et tee lugu parem, saada lugu, vaata, mis demoga ei pida. Et selles suhtes kindlasti hoian ikkagi kõrvad ja silmad lahti, et kui ma kuskil midagi ägedat kuulen ja näen mingit vende, kelles on potentsiaali, siis nagu ma tahan kohe kindlasti nagu aidata, vaata. Et nagu kindlasti see on ka üks minu eesmärkidest, miks ma selles räpi värgis olen nagu, ja kui ma ise nagu midagi saavutan, vaata, siis ma tahan kindlasti nagu nii-öelda seda pidi tagasi anda, vaata. Utoopia, kuidas sul on naisfännidega? No ikka on. On läinud ka õnneks mõnega jääda pikemalt suhtlema? No eks mõnel ikka on läinud. 5 minti on kaua siis. Aga sa enne rääkisid, et sa Estonias oled ka, Welcome to Estonia. Mis selle... See on Back to Estonia. Väike parandus, noh. No, Welcome to Estonia. Welcome to Estonia, see oli teine track. Aga see Tanel Paderi laul oli mingi maha tehtud. Jaa, see oli James Browni üks lugu, Living in America. Aga see... Aga mis see Back to Estonia teema, kas see ikka nüüd elab või sellega ju, ma ütleks, nii suurelt ei ole väga välja tuldud? No, me siin teeme asja, me tahaksimegi tulla nagu välja, ma arvan, albumiga. Ikka kohe täis pauguga? Me nagu teeme asja, me lihtsalt rahulikult asja. Aeg on. Teil on mingi oma stuudioruumid ja harjutate, proovite? Või kuidas räpparitel käib see? Nagu ikka, käid sõbra juurde lindistamas. Ja siis kord aastas F-fest live. Saab ühe laivi teha. Aga see, vaata, räpparitel ongi niimoodi, et nad käivad sõbra juurde, teevad lood kohe sisse ja need lood tulevad välja ja tänapäeval juhtub, et paljud lood isegi jõuavad kuhugi. Ja minu meelest vaata rocki meestel on sellepärast, et nad ei jõua enamus bändid, vaata miljard bändi kuhugi ei jõua, on see, et nad käivad ainult proovi tegemas. Ja kunagi ühtki lugu sisse ei tee, teevad ainult proovi ja prooviruumis nagu niuke tunne, et aastad oled teinud juba nagu 10 albumit oleks teinud enne. Tegelikult ei ole sittagi teinud. Meil on vastupidi, proovi ei tehta kunagi. Jah, aga see Utoopia oled mingid hääleharjutusi asju ka teinud? No mul muusikaõpetaja õpetas kunagi neid tegema ja siis vahepeal ikka teen. Sest nagu ma olen selline räppar, kes tegelikult laulab ka veits. Vaikselt tulema või? Siis veits ikka vahepeal peab. Ega ma diktsiooni arvates teen küll kogu aeg. Mingi tikupaks suu ja kuredi. Mis vitu? No tikupakk. Tikupakk. Mäletan, Feiki õpetas mulle seda trikki kunagi. Kes? Feiki, siis kui ma alustasin üldse räppimist. Okei. Feiki on tegelikult enamus räpparitele vist tundmatu või ei ole? Räpparitele vast mitte. Okei. Aga ma arvan, et ta ikka jääb oma asja veel. Ja Feiki, kui sa kuuled mind, siis respect, peace. Kui sa kuuled mind seal. Aga see... Homie. Rom, kuidas sul on? Sa mäletad seda hetke, kui hakkas klikkima sulle, et nüüd on päris hästi tuleb läbi.
see räpi asi? Ma mäletan sul alguses no mul alguses oli raske, mul ei taht hääle muret olla kuidagi. Sul ka laulud olid tunduvalt emotsionaalsemad, kui nad tänaseks on. Kas sul mingi klikk käis ära? Ei, ma tegelikult julgen vastu väita, mul on nagu nii-öelda seda teist poolt on ka varus ja see ootab õiget hetke. Okay. Ja mul ongi praegu nii-öelda Rav Kruuga on siuke veidi toorem ja võib-olla süngem teema. Aga kindlasti tuleb ka ainult Rommi nime alt midagi väga teistsugust, mida võib-olla praegu ei ole Eesti skeenes veel. Rom tuleb siis su nimest Romet. Aga miks mitte Romet? Liigu pikk. Võib-olla Romet ju tuleb siis, kui tuleb see järgmine projekt, ballaadide mingi EP. Mul ei ole see nimi tegelikult kunagi meeldinud, sest kõik ütlevad 2 O-ga seda lihtsalt. Romet. Romet. Vähemalt ei öelda Romeo enam. Mäletan kunagi sa tegid seal seda open mic'i seal festival, siis seal endast laval ütlesid, et ma ei saa aru, miks sa öeldakse Romeo, et Tommyboy ütles seal mingi näed, et nüüd tuleb Romeo. Tommyboy päris mitu korda et Romeo. Aga veel, kui sinu kõige põnevama teemani hetkel minna, mis on beefid. Ja seal ühes laulus said beefiga Eesti räpper Tiiu. On sealt mingid vastukaja tulnud? Kas me räägime ülestõusust või? Ja. Ei no, jutt ikka liigub selles suhtes. Mingid vastulugusid või midagi ei ole kuskil? Musikaalses mõttes ei ole, aga rusikaalses mõttes. Mingid rusikaalsed jutud on liikunud, et mingid vendi on otsitud. Siuks need räpperid ongi, saadavad sõbrad peale, vaata. Aga reaalselt huvita, kas on mingid Eesti beefidega seoses olnud ka mingid lööminguid ja niisugused teemasid? Muidugi. Olete kursis? Kus kohas? Ikka on, no räpperid on ikka lõugas. Raudselt on. Vanemal ajal on olnud ikka. Vanemal ajal. Ma sain aru, et vanemal ajal olid räpperid rohkem gangsterid. Nüüd on vist enam ei ole või on? Kunagi oli tõesti päris gangsta värk oli ikkagi siin nagu Tartu hip-hop club ja need 80-ndad, 90-ndad, et seal ikka mäletan isegi Tartus, kui Tatt oli meil mingi 7, 8, 9 aastane, nagu see oli siis mingi 2000 või midagi taolist vaata, et kuradi Varjend oli siuke koht Tartus, nagu siis meil oli seal Lille Kamba rahvas nagu nii-öelda LKR ja kuradi siis seal olid Varjendi seal, see oli nagu see spot, kus igast vennad siis no ikka ka täis räpparid ja gangsterid vaata, et savu liigub, ained liiguvad, joogid liiguvad, kuradi ketid liiguvad, nukid liiguvad, mingid skinheadidega kaklused ja kuradi nagu siuke päris värk ise kui Tatt oli vaata ja nägid seda kõrvata. Siis nagu see ikka see mõjutas sind ja, aga üks asja, mida ma mäletan nagu, mis on minust muutunud võrreldes tänasega on see, et vanasti need tüübid, kes nagu siis olid nii-öelda need vanemad vaata, nad suhtlesid meiega. Nagu ütleme, et ma olin 9 aastane Tatt vaata ja siis seal on mingi tüübid, kes on whatever, 16, 17, võib-olla isegi 20 juba vaata. Nad suhtlesid meiega nagu sõpradega vaata ja me käisime väljas, hängisime vaata. Tänapäeval on niimoodi, et need vanemad vennad vaata pigem nagu, mis Tatid, mis tahate vaata nagu, et see, et nagu see mulle meeldis sellest vanast ajast, nagu see mulle meeldis, et nagu tüübid nagu, vaata see ongi see värk, et nagu te kasvatate vaata oma neid nii-öelda tänava lapsi siis vaata. Et no tegelikult see on nii. Et meil oli seal väga palju sõpru või noh, kas just palju, aga mõned ikka olid, kes reaalselt lastekodus elasid seal ja no päeval hängisime, õhtul läheb nemad lastekotu, mina läksin koju, värki, et nagu selles suhtes on deep shit nagu. Teema, aga sa oled üldiselt Eesti hip-hopiga praegu rahul? Mina absoluutselt, parimus vormis kui kunagi varem. Okei. Ja toodake vaid kuni Asma album ka tuleb, siis on nagu eriti nice. Aga see... Absoluutselt. Aga mis on... Oled sa sellise asjaga ka arvestanud, et näiteks plaat tuleb välja ja mitte midagi juhtu, üldse kuhugi ei lähe ja või see on juba täitsa välistatud? Kas see ei ole võimalik? Selles suhtes, et nagu ma ei oska seda niimoodi kommenteerida nagu, et mis mõttes midagi ei juhtu nagu ja ta vähem kaob ära nagu, tuleb album välja ja lihtsalt 6 aja pärast nagu keegi ei mäletagi ja ma ei usu sellesse ja isegi kui on, siis nagu selles suhtes ma kirjutan praegu nagu nii juba uusi lugusid, et ja ma jätkan seda nagu nii kaua kui mul tuld on, nii kaua ma lasen vaata. Ja no mingi aeg on kindlasti vaja mingeid muid asju ka natukene teha, aga üldiselt et nagu minul on nagu räpiga, võib-olla kui te ise kuulate ja ka, siis te saate aru, et mul on suht intiimne suhe sellega, et nagu ma julgen nagu arvata, et nagu see ei kao minu elust mitte kunagi põhimõtteliselt. Ühel või teise kuul on see alati siin ja nagu ma arvan, et aastatega ma lähen ainult paremaks. Ega hip-hopis äkki praegu mingit mulli või siukse buumilaadset ei ole, et võib-olla liiga palju isegi tuleb? No kindlasti on palju ja see on põhivärk minu arust, et nagu tänapäeval on kõik räpparid põhimõtteliselt nagu. Aga noh, nagu las see olla, sest nagu miks see ei puuduta mind otsa, et see ei kõiguta kuidagi mind, sellepärast, et nagu
sa võid ju räppar olla nagu, aga see ei tähenda veel mitte midagi nagu. Aus võitlus. Nagu, ütleme, sul 100 räpparit, aga ainult üks räppar nagu reaalselt nagu kõnetab mingisugust generatsiooni ka või nagu sa peaksid hääle andma nendele inimestele ju vaata, et nagu enamused ei suuda seda. Vaata, me rääkisime sellest, et jõuda kommertsräppariks, no. Et kas Eestis juba on sellised asjad, et need vennad on nagu kommertsräpparid ja siis on niisugused undergroundimad? No. Kas see lõhe on juba vahel või ei ole veel? Mis arvate? Utoopia? No kindlasti on. Ma arvan ka. Selles suhtes, ma arvan, meie siin samiga oleme ikka undergroundimad vennad natukene. See legendaarse punt on ju kommerts nagu, või nagu ei ole mitte nagu otse whatever, mida see iganes see tähendab, aga nagu Eestis ei tähenda see päris nemad on ju need, kes teevad nagu lugusi kõikide nende nii-öelda popstaaridega ka ju. Et noh, põhimõtteliselt see on ju. Võib-olla kust maalt see Eestis see piir nagu jookseb üldse? Ma arvan, see on imeõrm piir, et selgelt piiritletud see pole. Ma arvan, et kõik need laivid ja... Aga ma arvan, siin tuleb ka lõpuks autentsus jälle mängu, et nagu lõppude lõpuks, nagu kui sa lihtsalt teed lugusi selleks, et noh, teeme mingid ägedad koostööd ja võtan mingi ägeda biidi ja las ma panen sinna peale mingi hei, hoo, siis nagu see on nagu kisub veits lambiseks vaata ära nagu. Aga samas see töötab sellepärast, et nagu raadiod mängivad seda hea meelega ja nagu sellepärast, et see on taustamuusika vaata põhimõtteliselt. Nagu inimene saab opereerida, teha igasugused asju vaata ja ta ei pea sellesse süvenema ega midagi taolist vaata. Ja seal olegi millessegi süveneda otseselt. Et nagu selles suhtes väga mugav ju. Aga see... Asma, pead ju ikkagi ka ennast üheks parimaks räppariks Eestis. Top 3 vähemalt. Ma ei pea ennast parimaks räppariks ega top 3-ks räppariks, aga ma olen erinev, valik on sinu. Okei. Ja nagu selles suhtes, et mina tahan lihtsalt, et nagu ma ei pea sulle meeldima vaata, aga nagu kui sul endal on natukene nutti peas, siis sa austad seda, et mina austan seda kunsti. Ja that's it nagu. Aga mõtlengi, et mis see nagu tänapäeval enam teeb parimaks räppariks? Kas see, kui sa oskad väga hästi räppida näiteks, nagu sina oskad, on ju? Või väga hästi turundada. Või sa oskad seda hästi turundada ja mingit stante ja õigeid lugusid. Sihukest asja ei ole nagu, et mingi üks asi, vaid nagu see on täiskomplekt ja see on nagu mitme asja nagu kooskõla põhimõtteliselt, et noh, sa pead oskama hästi räppida, sul peab olema sisu, sul peab olema hääl, sul peab olema välimus, sul peab olema whatever, seksapiili, sul peab olema hea turundus, sul peab olema õiged inimesed selja taga, sul peab olema raha, sul peab olema, noh, jah. Aga näiteks USA-s ei ole enam päris nii, et sa räppida pead väga oskama, kui mingi future'id ja asju vaadata. Mumble rap, on ju. No jaa, aga vaata, sellega on ju niimoodi, et nagu see tuleb ja läheb jälle, sest uus mumble rap tuleb peale uus lugu, see lugu juba oli, mis eile tulivad, see juba oli, see ei huvita enam kedagi, võib-olla ikka kuulatakse ja nii edasi, aga ütleme nii, et nagu sellest, nagu vähemalt mina ise arvan, nagu see on minu isiklik arvamus, et nagu see ei ole ajatu, vaata. Conscious tuleb tagasi. No see ei ole ära läinudki, et lihtsalt nagu see on juba lihtsalt nagu masstoodang vaata, nagu see on niisugune liinitöö, et noh. See on iga päev oodatakse uut hoti track'i. Rom, mis sa arvad, millal see juhtub, et Eestis hakatakse, MC-d hakkavad täiesti arusaamatult lihtsalt kiitlema lugudes, nagu USA-s see on? No nad teevad seda juba minu arust. Okei. Kes täpsemalt sa mõtled? No, mina ei tea. Rom ja Utopia siin kiitlesid minu arust ja kuradi... Mina ise olen ka kiitlenud ja nagu... Aga ma mõtlen mingid asjadega, mida... Noh, rahaga näiteks. Mingi niisugust maja. No selles mingi see, oota. Nii rikkaid räppareid siin Eestis. Või lihtsalt ei... Mingi vene räppar oli, kes mingi suured... Mingid igast rendiautod on tal selle mingi... Bazooka oli tal ühes videos, mis ta nimi oli? Ja ma tean küll, mis ta räägib, ma ei tule nimi meelde. Mulle ka ei tule, no vot, ei tule meelde, nii kõva vend vaata, aga nimi ei tule ikka meelde. Aga ma mõtlen näiteks mingi, ütleme see sama top 5 räpparitest siis legendaarsest keegi hakkab räppima näiteks, et kui palju ta saab selle laiviest palka ja plekke ja noh. No mina ei selles suhtes kõige, minu arust see on nagu normaalne, kui Genka ütleb, et sain naisel osta kalli kasuka, nagu see on okei, vaata, see on õige, just nii ongi vaata ja selles suhtes, et kui sa reaalselt midagi teed, nagu siis nagu teatud piiril on see egopauk, nagu see on, käib asja juurde vaata. Ja nagu tegelikult, kui sa hip-hopi nagu üldse ajalugu selles suhtes tead nagu ja oled nagu dekaadide jooksul seda hip-hopi arengut näinud, vaata, või nagu seda uurinud ja nii edasi, siis nagu vanasti näiteks või nagu väga mitu dekaadi alguses ei olnud hip-hop
tihtipeale midagi muud kui lihtsalt üks kõva beat ja tüübid on lihtsalt biidi peal ripivad seda ribadeks mingisuguste nagu uskumatute disslausetega, vaata nagu mingisuguste nagu Eestis on kuidagi minu meelest mulje jäänud, et sa peadki laulus rääkima 100% tõtt igal sammul. Et nagu fantaasiat justkui ei tohiks väga panna. Et mis sa arvad sellest? Tõsimeelne värk. On see nii või? See ei peaks olema nii, minu mõelest. Et kui sa võid ikka laulus öelda, et sa võtad vikatiga maha pea. Muidugi, kui sa reaalselt vaata ikkagi ju tegelikult ei võta vikatiga maha. Et kas see ei tee veits feigiks asja? Miks? Ei, no ma küsingi seda. Ei tee. Okei, et see on okei. See on nagu metafoor põhimõtteliselt. Jah, okei. See on nagu väga muidugi kedagi vikatiga pooleks ja saja nagu väga... Ja see mulle endale meeldis ka, kui fantaasiat võib nagu rohkem panna. Et sa kas või mingid teatud rollidesse ennast panna ja mis iganes. Sa ei pea kas või asma storytelling vaata. Nagu see on täiesti normaalne. Et sa ei pea isegi vangis olema selleks, et vanglast rääkida. Kuigi see muidugi naljakana võib saada. Kui sa seda hästi teed, vaata, kui sa seda hästi teed. Ja nagu tõetruult jälle. Sa pead küsima enne seda. Just. Kuule, mis see kukk tähendab? Oota, las ma näitan. Paneme vahepeal mingi loo, jah? No paneme mingi loo vahepeal käima. Osma, on sul mingi... Osma. On sul mingi soovilugu, jah? Mis on Eestis hetkel kuum lugu? Eesti lugu tahate? Ma seda Eesti lugu või räppi ei kuule nii palju austajaliselt tegelikult. No eks siis võtame toope. Aga oota. Eesti laulu. Pane midagi lõbusat siin, Aini või midagi nagu. Mulle meeldib Ain näiteks, väga hea lugu on. Seda küll. No paneme peale. Let's go. Oh. Siit kõnetab teid mitte Matvere tätte, sülitamas kuulete nüüd Rakvere pätte. Ei suru teie kätt, me tuliseks on aetud maigid, sest te mehed olete ju ainid. Kasutades kohalikku slängi, üks mees oma kuse sees ogalikku mängis, see mees oli Ain. Fenomenaalne, kuidas mõned ka ei õpi, teate küll, igas linnas on ju mõni. Nädalaga võla luba sain maksta ära, helistan ja möödas nädalaid 2 on täna. Küsib, et mis ma muretsen nii palju oma raha pärast, helista mulle tagasi 10 minuti pärast. 10 pärast telefon, millele helistan väljas, mees pole linnapildist näha. Huvitav just tekib, käin ringi internetis, näen kallile peole aina tending. No ja vot, ma tundsin nüüd munni, kel meeldis panna pidu ja lüüa muud kui lulli. Suust ta ajas välja pidevalt mulli, kui pidi tegema asju, näppis kodus hoopis kulli. Hüppani Aini ja tegi seda pidevalt, odavalt, libedalt, nii et mehed ligedal. Ossam tossam, kui nõndamoodi huiad, saad valtsa ja vitsa, taga tippu nuia. Ain. Uus päev lill särises, Aini nimi polnud tegelt Ain, kuid Ain oli päriselt. Ain tegi äri veits, järgmine hommik lõug valutas, käive oli suur kohalikus valuutas. Siin on lihtne saada kuulsaks, lenda laialt, tunne kõiki, mängi sõpsi, luba kõigile, kui juba kõigile, siis kõigilt võta võlksi. Lase palju õlksi ja kanepit, nägu hunt, kriim, silmal tohu ja ametit. Aga kõigist neis on Ain, kui vaja ärikas, kui vaja hipi, kui vaja samurai. Kodus ema annab plekki ja teeb pai, vett ei joo ega jala ei käi. Esmavaatusel paljudele rahapost näib, kuna imakolt suht edev on, äkki pede on, kui pole nuti, ei aita ka tuti-pluti telefon. Ostis müüs ja vahetas, hobi korras valetas, kokku sitta, mida pärast hui enam mäletas. Mässiselt sisse, kui liiga palju vangerdas, ei aidanud bluff, igemesse kinni löödis nuhv. Ain sai lõuga graafiku alusel, ainukesena ei saanud ise aru, sest maja esine kubises kahtlastest onudest. Õue käis akna kaudu 3. korruselt, minu raha eest jõi ennast purju ja mõtles, küll siin maailmas on ikka kurjust. Politseisse minna ei tasu, kuna võlu on selles, et Ain on ka sinna võlgu. Ja ma nägin seda Aini parist, ta oli tol hetkel maskeerunud Mart Lariks. Laristas mu plekki ja lehvitas kui ketti, ma loodan, et ta märus arvestas neiti petki. Mees oli ton, Ainide kuningas, seni kuni paari ees pähe laeratas labidas. Ta ärkas ja märkas, et taskus oli vaid võlakiri, kui katsas välja astus. Sest Ain
selle tüdrukuga tegite, et te siukest häält teeb? Enda lugusid on alati tore kuulda, aga see oli ausalt soovi lugu, mina ise ei pannud seda. Asma soovi lugu oli see. Aga näiteks Utoopia, kas sinu jaoks on sellised asjad näiteks nagu YouTube'i vaatamised oluline asi? Tegelikult ei ole, aga mida rohkem seda uhkem alati. Et seal enam-vähem 100 vaatamist on lool, mida sa oled 6 aega üleval hoidnud, et see teeb kurvemaks 100 000 enne. Kui 100 vaatamist oleks nagu 6 aega, siis oleks suht halb. Ja ma arvan, nendest 45 on enda omad. Sest sa vaatad kogu aeg, et mitte vaatamist on. Aga see, Asma, sa oled ikka oma lugudel vaadanud? Mina muidugi olen vaadanud ja olen näinud ja ikka korra viskad ikka silma või nagu pilgu peale, kui on natuke aega möödas vaatad üle ja hea on teada ju sellest. Tegelikult see on ju oluline asi. Nagu minu arust on need YouTube'i vaatamised, ükskõik need klikid ja värgid on selles suhtes ikka olulised ju. Korraldajad vaatavad ka seda ju. Absoluutselt, see on väga oluline selles suhtes. Aga nagu kui ma lähen nagu mingi stuudiosse lugu lindistama või kirjutan laulu, siis nagu ma ei alusta selle pondiga, et nii ma kirjutan laulu, mis saab 400 000 klikki. Nii ma teen laulu, mis saab 25 000 või nagu whatever. Iga kord, kui ma laulu teen, siis selles suhtes nagu see selleks, aga kui ma mingi reliisi teen, siis nagu ilmselgelt ma nagu tahan, et see saaks võimalikult palju ju kuulamisi, klikke, haipe, ostmisi, kõike nagu. Kõike. Romme, sul on mingid noored fännid tulnud ligi ka autogrammi küsima ja midagi nalja rääkima? No eks ikka igasugu erinevaid inimesi on tulnud juttu rääkima. Mingi huvitavam juhtum ka meelde jäänud? Ei tule praegu. Rindade peale ei ole jaganud nime. Ei, Snapchati küsivad nüüd rohkem. Tänapäeval on mingi niipidi, okei. Tinder ja Snapchat. Aga mingi Instagramid ja asjad ja Raw Crew'l hoiate ilusti töös ikkagi, et keegi nagu tegeleb sellega aktiivselt või teil on ikkagi suht pohhui sellest? Me kõik tegeleme. Ma ei tea, ma leian, et see fännidega tegelemine on ikkagi kogu see sotsiaalmeedia on nagu praegusel ajahetkel on nagu päris tähtis ja sealt nagu levib sõnum päris hästi. See ju tulebki tagasi jälle siia, kui me enne rääksime nendest labelitest värkimist, nagu neid ei ole ju otseselt vaja selle pärast, et meil on see internet. Jaa, just, jah. Nagu ma eelmine saade ütlesin, et kui interneti poleks, siis meil kellelgi tõenäoliselt YouTube'is üle 1000 väga palju neid vaatamisi poleks enne ka. No siis sul oleks YouTube'is ühtegi vaatamist, sest internet ei ole. Jah, seda ka. Jah, sorry mees. Aga noh, ütleme nagu nii-öelda jälgitavus siis on. Kuigi noh, samas eks see vanakooli süsteem jällegi töötab ka mingil määral see, et plakad seina ja... No jah, ütleme nii, et... Vanasti käid nagu laivis vaata enda esitlemine. Ükskõik millised vahendid parasjagu ka ei oleks, nagu mingi viis leitakse alati vaata. Sest inimese loovusel ei ole piiranud. Loeb ainult see, kui väga sa tahad nagu, või kui väga sul on vajadus. Ja sul on ka mingi asi, Asma, mille sa Eesti popist elimineeriks, lõikaks välja, saadaks Soome. Üldse ei meeldi. 0. Lõigaks välja. On sul meelest, kes nagu teeb kultuurile kurja, liiga? Ma ei tea, ei. Enam mitte pigem. Nagu igaüks las teeb, mis tahab ja nagu mis ütlesin ka, ma ei pea ennast parimaks, vaid ma olen erinev nagu. Ja see ongi nagu minust kõige olulisem, nagu tee oma asja. Sa ei pea kuulama. Kindlasti kõigele leidub turg vaata kuskil. Mis asi on see, kas sa leiad selle üles nagu. Utoopia, kuidas sul on? Sul on midagi, keda sa kirurgiliselt eemaldaks? Ma ei tea, ma pigem ei ütleks, sellepärast, et kõik solvuvad kogu aeg. Aga miks nad solvuvad? Miks Eesti räpparid solvuvad? No, sest räpparid on õrna hingega. Aga ma mõtlen, kui ma ütlen näiteks, et mulle üks Utoopia lugu ei meeldi, siis kas Utoopial tekib kohe automaatselt tunne, et fuck, nüüd on mingi viha või Utoopia saab aru, et see oli lihtsalt ühe mehe arvamus ja see ei ole väga oluline või see on, või mis sa arvad? Eks ikka arvamused on tegelikult olulised. Aga sõltub ka, kes selle ütleb aine. Sellest õpib, kui inimene seletab mulle ära, miks talle see ei meeldi, siis see on ju väga hea. Minul on näiteks sellise asjaga niimoodi, et kui keegi ütleb, et talle ei meeldi see konkreetne asi näiteks, mis ma tegin, siis tõepoolest see ei kõiguta mind väga sellepärast, et mulle endale meeldib saata. Nagu see on kõige olulisem. Siis teed tegelikult iseendale ikkagi lõpuks mussi. Just. Või iseenda järgi. Kui sa hakkad iga arvamust võtma nii-öelda kuulda, lõpuks see lugu... Ja nagu räägitakse, et asi on maitses, vaata, tõepoolest ongi. Ja nagu kui noor oled, tõesti nagu siis see tundub lihtsalt sõna kõlksuna, vaata võib-olla, aga nagu vanemaks saades ikkagi sa saad aru, et see reaalselt ikka on ka nii. Et põhimõtteliselt, kui keegi nüüd tuleb skenesse ja saab jube palju vaatamisi, aga on nagu MC mõistes väga-väga kehva. See kultuuri ei riku nagu. See oleneb ka jällegi ju niimoodi, et selles suhtes, et ütleme nii, et kui
kui ma olen täitsa lambi vend, vaata, tulen teen mingi räpi video, on ju, näitan türa seal. Nagu see saab ju sitaks vaatamisi, nagu kõik vaatavad ühe korra või mida iganes, sest korra saab nalja, vaata. No vahet ei ole, ütleme nii, et ma päris türa ei näita, aga sa saad aru nagu. Kõik vaatavad ju seda, sa saab äkki 1 miljon klikki saab vaata ühe päevaga või nädala ajaga, vaata, palju rohkem kui mingi, ma ei tea, Genka suurim lugu või mida iganes näiteks. Et selles suhtes jah, see võib ju sitaks klikke saada, aga nagu see ei tähenda veel mitte midagi. Loeb see, kui palju klikke ta aja jooksul saama hakkab nagu. See küll. See on ikka ühekorne klikk ei pruugi olla see. Et no see on jällegi see vundamendi värk ja kõik nii edasi. It's all connected. Aga kuidas sul selle videoga läheb? Kas see on jäänud jooksma? Mina ei tea, vaata mis asja? Klikid jäänud jooksma või pigem oli see ühekorne pauk? Ei no minu arust ikka tuleb nagu, iga päev vaadatakse ikka selles suhtes või nagu, aga kindlasti nagu ei tule niimoodi, et 100 tonni nädalas nagu alguses vaata. Aga nagu ma rääkisin, et nagu mina ise usun sellesse, et nagu kindlasti on tulevikus tuleb inimesi, kes praegu on alles täitsa väiksed vaata ja avastavad selle siis enda jaoks vaatad, et et nagu täitsa äge vaata. Aga kas vastab tõele, et Eesti räpparitel... Sellepärast, et see on autentne vaata. See on autentne nagu. Seal on meelelahutuslik faktor on seal juures, aga see on autentne nagu. See on päris, see ei ole mingi välja mõeldud. Aga näiteks, et vastab tõele, et Eesti räpparitel, kaasa arvatud teil ja kõigil meil, see nii-öelda jutumärkides raha peitubki seal alaealistes. Et seal ongi see kõige suurem ja nad on kõige aktiivsemad ja... No ütleme nii, et kas just ainult seal, aga nagu kindlasti alaealised või nagu mida noorem on mõistus, seda vastuvõtlik, mida kõigel on. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, midagi sinna auku. Et kindlasti. Kindlasti. Et on plaanis ka mingid, või näiteks läheksid tegema mingi lastepidusid vabalt? Vabalt, nagu ma põhimõtteliselt... Mingid põhimõtteid ja piiranguid ei ole laividega üldse? Ei no ikka on, selles suhtes ikka on nagu teatud mingisugused kriteeriumid ikka on kindlasti. Aga no see kõik olenebki vaata, iga nagu olukord on individuaalne vaata, see kõik nagu oleneb. See on ka siuke, siin ei ole mingit siukest kindlat defineeritavat piiri vaata, see kõik oleneb vastavalt olukorrale parasjagu. Aga üldiselt näiteks mina näen asja nii, et nagu ma ei tea, mõned võivad öelda, et tabu on minna kuskil Atlantisesse esinema või minna, ma ei tea, kuhu iganes mujale veel. Aga mina näen asja nii, et nagu vahet ei ole, kus sa oled, loeb see, mida sa teed seal. Representid enda asja. Sest jah, mis teine variant on ju see, et sa oledki mingi seal on mingid imelikud vennad, mõttetu. Okei, mine siis sinna ja näita, mis on see reaalne teema või siis nagu passi seal oma ette ja räägi siis, kui mõttetud teised on, nagu minust on see palju mõttetum nagu. Minu eest see on cool, kui sa lähed näiteks kas või Atlantisesse, aga teed ikka seda reaalset hip-hopi, sa ei hakka nagu nii-öelda, kuule ma teen nüüd Sven Lõmmuse biitidele kõik oma lood. Et peasi nii kaua, kui nagu sul on midagi pakkuda ja inimestest saad reaktsiooni kätte, siis nagu kõik on õige. Kõik on õige nagu. Aga ütleme, ennem me rääksime, et okei, et siin söögi alla, söögi peale tuleb räppi ja võrkega. Tegelikult ikkagi sotsiaalmeedia töötab ja on internet, aga televisioon ja raadio tegelikult ikkagi veel ei võta vastu. Kas te olete liiga ette arvamatud? Kas ütleme, olete kuhugi raadiosse või telesse kutsutud saanud lugudega? Ikka on ju intervjuud saadud ja nagu kungiga ju saime siin mingi Kanal 2. Ikka selles mõttes tuleb, neid otsi ikka tuleb, aga no üldiselt nii ei ole, et jah, et mingi, nagu ma ei tea, USA-s oli kunagi MTV, vaata, mis oli nagu ainult räpile põhimõtteliselt pühendunud, et iga päev näiteks musavideosi ja siis oligi inimesed, kes on nagu kuulaja rollis, nagu ootavad kodus, kuni see saade peale tuleb, makk on valmis, et lindistada oma lemmikvideo ja lugu või mida iganes vaata selle oma lindi peale siis, et nagu siukest asja ei ole. Et võiks alati rohkem olla? No alati võiks muidugi rohkem olla, aga no mina arvan, et siin on loetud aastad tegelikult seda, et kui kõik läheb nii, nagu minema peab, siis nagu varem-hiljem tulevad kõik need mingisugused ärimehed ja tahavad nagu sellest osa saada. Sellepärast, et mingi hetk on nagu võimalik, mingi hetk on nagu see boom kohe kindlasti, vaata, aga see kesti igavesti. Aga kas oleks hea või halb? No kahe otsaga asi, see on hea, aga see võib halvaks muutuda nagu tänu sellele, olenevalt sellest, kuidas nagu artistid ise nagu nende olukordadega reageerivad, vaata. Sest nagu tavaliselt asjad lähevadki hapuks siis, kui raha tuleb mängu, suured rahasummad nii-öelda. Rahasummad, millega oli inimesed harjunud nagu manageerima, vaata. See on nagu annad lihatüki näljastele lõvidele, vaata. Et jah. Autoopia, sa läheksid Nägu kõlab tuttava saatesse osalejaks. Teeks paugult sind kuulsamaks kõvasti enne.
ei, aga mitte sellepärast, et mulle see saade ei meeldi. Ma lihtsalt pigem ei läheks sinna. See televisioon, ma ei tea, kas ta paari aasta pärast enam võibki midagi meile kasu tuua nii-öelda räparitele. Kes see võib-olla enam vaatab selleks ajal? No ei tea, televisioon on ikkagi nagu seda ei tasu alahinnata televisiooni võimu, sellel on väga suur teistsugune kontingent on seal natukene võib-olla ka. Vanemad inimesed, vanemad inimesed, aga samas hästi nooremad inimesed ka. Ja inimesed, kes nagu ela kuskil suurtes linnades võib-olla ja nii edasi, kuskil nagu kolgastes vaata või midagi taolist, väiksemad külad ja nii edasi, mingid alevikud, whatever, et nagu telekas ikka. Ma mäletan ise, kui ma nagu tatt olin ikkagi, täitsa tatt, et nagu telekas mul arvutit ei olnud, internet ei olnud, maal oli telekas vaata mingi, no enamus aasta ma olen telekate kasvanud selles suhtes, et siis ikka telekat nagu vaatasin seal ja vaatasin ka neid saateid, samu need Muusika sinule ja kõik need saateid nagu vaatasin ja huviga vaatasin. Tabletid ja telefonid on tänapäevast kõikidel lastel juba. No jah. Aga küsiks, et kas, mis tal nagu on mingid eesmärgid ka püsitatud, kuhu nagu tahaks jõuda, et siis on nagu siis võib nagu rahulikult maha istuda ja öelda, et tavai, tegin ära ja aitab küll, rohkem ei pea. Ei ole selliseid eesmärke endale pannud, sellepärast, et see ongi juba üks nagu minust on halb nagu. Sest ma ei taha mitte kunagi avastada ennast sellises positsioonis, et nagu ma ei tea, saavutasin ja siis nagu siis saadki fucked up nagu. Sest alati on kuhugi edasi minna nagu, alati on kuhugi edasi minna. Aga no ütleme, et kui eesmärkidest rääkida, siis ma kindlasti olen väga uhke, kui nagu ma suudan enda muusikaga, nagu ma enne mainisin, anda nagu enda generatsioonile hääle nagu, või nagu kõnetada nagu neid inimesi, siis nagu fuck it, see on ajalugu. Aga inglis keeles teha, et ala Soomes läbi lüüa, Rootsis? No kui hästi teha, siis kindlasti. Aga näiteks sina olen inglise keeles ikka räppinud ja ärki ja nagu, aga ei noh, praegu selles suhtes, et kõigepealt nagu ei, no mulle väga meeldib inglise keel ja mulle meeldib inglise keeles kirjutada, mulle meeldib inglise keelset räppi kuulata ja mulle meeldib vene räpp ka väga palju tegelikult, nagu see keel on hästi äge. Aga nagu otseselt ei ole, ma ei ole sellises positsioonis veel, et nagu, et nüüd on mingi eesti keeles räppid oska, nüüd ma räppin inglise keeles või nagu. Tegelikult eesti keeles on jah raskem kui inglise keeles räppida. No eesti keel on natuke nurgelisem võib-olla tõesti, kuna sa hääldad nagu kõike niimoodi, nagu sa kirjutad inglise keeles, mitte vaata vähem silpe läheb tavaliselt selle jaoks, et öelda seda sama asja, mida sa eesti keeles ütled. Inglise keeles on kõik nagu ühesilbilised. Don't come now, aga ütleme nii, et piir ei pane nagu, ma ei tea ju, mis nagu saama hakkab nagu. Et tulevik on lahtine. Autoopia oled saatnud kuhugi välismaistesse raadiotesse või midagi üldse teinud selle nimel näiteks, et su lood kuskile saaks nagu välismaa kandepinda? Tegelikult ma ise nagu väga palju ei ole seda teinud. Paarile inimesele olen ikka kirjutanud, aga mulle kirjutati ise. Video tegi sulle mingi ja Oliver Whitehouse, ta kirjutas mulle ise, küsis, et kas ma tahan nagu teha muusikavideota. Ma olen nagu kirjutanud veel inimestele, et nagu, kas sa tahad? Muidugi nagu, tehime ära nagu. Nagu hea hinnaga kõik oli väga ok ja koostöö oli suju. Kvaliteet oli korralik, klikid sai täis. Ma ei tea, ma arvan, et ma kindlasti teen seda ka. YouTube'is oled monetize'i ka pannud või? Mis asja? Seda, et sa saad YouTube'i videode pealt raha. Pappi tuleb YouTube'iga. Kas see on mingi selline värk, et sinna tulevad need reklaamid ja siis on sellest... Jaa, mingi väike reklaam. Tal ei ole oma channelil see video. Sa lükkad oma krediitkaardi ja siis sa müüd oma hinge maha. Siis ma ei tee seda. Ei sa vaatamist pealt saad plekki, hinge ei pea vastu on. Lihtsalt, ma ei tea, need summad on, noh. Need on mingi 10 tonnid. Mingi paarid tonni. Tobi saad osta. Ma arvan, et seda oleks mõtled siis teha, kui reaalselt neid klikke on juba väga palju. Kui palju on väga palju? Väga palju, kui ma miljoni täis saan, siis on väga palju. Siis on võib-olla hilja juba. Järgmist miljoni lugu ei tule. Nagu esimene juba tuleb, siis lõpsi. Mis tuleb ka alguses panna? Tagantjärgi. Seda nagu enne seda, kuidagi ikka tahavad ära, kas lugu on hea või ei ole nagu. Aga kas see hea lugu üldse saab hitiks alati? Eestis küll, ma arvan. On, põhimõtteliselt Eestis teed hea loo. Nagu eks oleneb, mis mõttes hitiks. Räpp-muusika kuulajate seas see saab nagu nii hitiks, kui ta on hea. Kui ta on hästi tehtud, jah. Et kas andsite Ron Jeremy välja, kas oli tunne, et tuleb 500 000 klikki ja võib-olla miljon? Ei olnud korda. Ei mõelnud selle peale ostsin niimoodi. Aga ma tahtsin öelda, et näiteks ka Ron Jeremy näitel näiteks, et no ma ei tea, mõned võivad öelda, et see on hit. Jah, see ongi hit teatud ringkondades ikkagi, aga kui sa võtad Eestit suures plaanis tegelikult, siis ta ei ole ju mitte midagi. Paljud ei tea sellest. Enamused inimesed ei tea mitte midagi sellest.
aga noh, samas millest nad siis üldse teavad? No jah, ma arvan, et nad teavad natukene nendest teistest asjadest, mis seal... Eks see vanemad inimesed kindlasti, aga ma tahaks oma silmaga näha seda noort inimest ja kes ei ole seda lugu kuulnud. Ma arvan, et seda naljalt ei ole, aga vanemad muidugi lõdvalt. Ja sama ju kehtib paljude selle sama Mindekoti kohta. Et Viljandis ma tean, üks noor poiss on sõnad algusest lõpuni peas võib-olla paremini kui sul endal. No mul on endal naabripoisid, saad aru, mingid seal oma sõprad kahest hängivad seal ja jumala pekkis tulevad iga kord, kui ma tulen kuskilt, siis tulevad seal hüppavad mul ümber ringi mingi Mindekoti! Siis räägivad, kuidas mingi koolis mingi whatever, keegi ei usu, et ma olen mingi naaber tal või midagi taolist nagu süüks teha. Aga ei, no kõva. Mul on ka mingi noor tüdruk tuli, lasi telefonist seda lugu mulle endale, Ron Jeremy lugu ja siis laulis ise kaasa. Mul on Jõgeva kõver niimoodi noored bändid tulevad vastu ja siis kuulavad kuskilt telefonist minu lugu ja siis kohe, kui mina hakkan sinna jõudma nendeni ja siis bänned panevad kinni selle. Kõnnivad vaikselt mööda. No veits imelik on. Aga kuidas Jõgeval üldse hip-hop skene? Oi, Jõgevale meeldib väga hip-hop. See on ülihea. Skenes on nagu räppareid on seal vähe, ütleks. On inimesi, kes tegelevad seal. Kas T-side on endiselt Jõgeval või on kuskil ära? T-side, kus Tallinnas? See on juba aastaid Tallinnas elanud. Et ei representi enam Jõgevat? Ma arvan, et kuidagi ikka represendib. Oma südames kindlasti. Aga mingid pidusid tuleb seal korraldate? Jõgevale. 9. detsembril on Rav Crew live Jõgeval. Nice. Ja su õde ka. Aga kuradi, mis me lõpetuseks peaksime ütlema nüüd? On teil mingi taima? Südame soove. Pange mussi. Ära ole kurb. Rom. Mina. .com. See tänks, et tulid, aga see oligi, ma arvan, Pumpüss FM-i üks saade, El ja Marko. Kõige kõvem saade. Tänks, et kutsusid täna. Tänks, et pasundasime. Tund aega me pasundasime, kuigi reaalselt me arvan, me võiks rääkida vist nende räppi juttudel 8 tundi enne. Aga vabalt võite järgmine kord tagasi tulla. Järgmine kord tuleme veits elavamatena. Ei noh. Ma arvan, et oli täitsa hästi. Kanüülid on teil praegu sees. Aga kindlasti, kui tuleb mingid uusi ägedaid lugusid asju, siis olete alati tagasi tulnud. Tere tulnud, et... Ainult siis, kui uusi lugusid on. Ei, seda küll. No midagi peab toimuma, muidugi tühja koha pealt see ei raatsi kutsuda. Aga noh, kui midagi toimus, siis sa võid teha lihtsalt video ja öelda, et sa oled ahv. Aga sellega paneme siis punkti ja paneme ägeda loo veel. Davai, tuleb lugu. Rhythm is a rhythm and a record gets a prod. Yes, I'll be the man coming slow and senora. Like a ten across the bridge with the devil. So yeah. One more time, no hot. Rock your head back, make you act the real love. So yeah. Break it cool like a jacket. Put the house in the fire, light my own matches. Rhythm make a troop and the troop in the focus. I make sure everything we make cool. One more time, I make it sure. I make sure everything we make cool. One more time, I make it sure. Yes, sure. Want to rock the mic for the fucking hit. Now I say, get off of my shit. I got to hold it down so all brothers hold tight. Better take a fight, like mine. And I'm rolling with oil in my gun and shit like that. Psycho in the block, don't say no chat. So yeah. Listen to us now. Believe me later on, whatever. Place is here, and the time is now. So yeah. I make sure everything we make cool. One more time, I make it sure. Yes, sure. We're sure. Yes, sure. We're sure. I keep it going dirty, baby. Oil doesn't doubt thing, put the pressure ring. I'm Estonian writing. Put the rapper swing in the empty world. I got major league when it's big, like Aaron's sneak. Lyrics are weak, but expect the project, never bound to free. Would you shut up, please? So yeah.